mis on meie eesmärk selle suvega saavutada ja loomulikult panna hästi pidu. Võtsime komandöri komissariga ja veel mõne asjalikuma poisiga siis õhtul viinalaua taga teema üles ja võtsime omale plaani jõuda Eue vabariiklikule kokkutulekule, kus veel paremini saaks pidu panna. Ja mõtlesime välja, et lõpuks, et seda kõike saaks teha, tuleks ka natukene raha teenida. Ja kui ma siis selle meeskonnaga koos tööle hakkasin, kes olid põhiliselt sellised loomeinimesed, korjatud kohvik Moskva eest kokku. Et kõige tähtsam oli, kes mängib, laulab, tantsib. Ja mina pidin siis selle meeskonnaga minema Kunda raudteed ehitama. Siis tekkis küll alguses selline lootusetu moment, kus ma mõtlesin, et kuidas ma neid tööle motiveerin. Aga kui sa ikkagi paned neile plaanid ette ja paned neile eesmärgid, siis nad teevad väga hästi tööd. Ja kogu raha jäime ausalt maha suve jooksul. Nii et lõbu oli laialt. Eesti üliõpilaste ehitusmalevas töölisvägede juhtimine ja selle käigus brigaderina astutud esimesed arglikud sammud muutsid Urmase maailmapilti kardinaalselt. Masinaehitust õppivale noormehele sai sealsamas selgeks, et hammasrataste ja nukkvõllide kokkusobitamisest istub talle enam inimeste omavaheline kokkusobitamine. Nii sukeldus ka Urmas koolipingist otsejoones ettevõtlusesse. Ettevõtlus ongi see töö inimestega. Tõeliselt edukas ettevõtja ei tohi olla arrogantne ja ta peab austama neid inimesi, kellega ta koos töötab. Ja teine, mis on väga tähtis, on see, et ära pelga oma unistusi teoks teha. Ettevõtlus nõuab julgust. Enesekindlus suurelt unistada sütitaski Urmast ellu viima üksjagu julget ideed. Ideed hakata inimestele müüma seda, mida nad kõige rohkem vajavad. Õhku. Palav suvi oli, kõik tulid, ütlesid, et neil on vaja õhku, tegelikult oli vaja ruume jahutada. Ja mina selline noor ja lollikene läksingi selle õnge. Ma tunnen temaga väikest ühisosa, sest kui reklaamiinimeste kohta räägitakse, et nad müüvad õhku, siis Urmas Viie ja Eds Nord, tema müüb puhast õhku. Ja ma arvan, et puhas õhk läheb järjest defitsiitsemaks kaubaks maailmas. Tänaseks on ETS Nord ventilatsioonisüsteeme tootnud ja paigaldanud ligi 20 aastat. Selle ajaga Urmase käe all perfektsuseni lihvitud tootmisprotsess on teinud ettevõttest respekteeritud tegija mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool. Auga välja teenitud klientide usaldus on aidanud ETS Nordil hõivata üle 60% kogu Eesti ventilatsiooniturust ning tervelt 1/4 soomlaste omast. Nende torud on 2/3 uutest majadest. Nii et kui me kuskil uues majas õhku hingame, siis me hingame Urmase õhku. Pluss Urmas Viie puhul peame ju arvestama sellega, et ta ei tee seda ainult Eestis, et ta on väga edukalt läinud Soome turule ja ta väga edukalt läheb teistele Skandinaavia turgudele. Ja need ei ole üldse mitte lihtsad turud, et eestlased sinna keegi ei oota. See, kui me kolisime Soome, oli väga raske aeg. See oli väga kole, tahmane, vana selline tootmishall. Meil seal tööpäev hakkas 6:30 tehases. Võtsime 5. jaanuari hommikul kogu meeskonna ümber laua. Siis võtsin šampanjapudeli laua peale. Selle peale kohalikud kutid läksid kohe rõõmsaks, et meil on nüüd uus omanik ja nüüd me hakkame iga hommikul šampanjaga. Ei, see on praegu täna hommikune ja meie esimene suur töö saab olema, et me koristame selle elamise siin puhtaks.
selle peale poistel läksid näod mossi, üks ütles, et nüüd on mul õige aeg minna pensionile. Aga töötab siiamaani. Kui aga Urmasel õhu müümisest vahepeal isu täis peaks saama, siis läheb ta ise värsket õhku hingama. Et aga ettevõtja ametis täielikult välja puhata, siis ei piirdu mees pelgalt mõne hobiga, vaid siirdub selle asemel välismaale palgatööle. Nii pole harvad need juhud, kui Alpe külastavad turistid saavad endale giidiks ja reisijuhiks Eestist pärit ettevõtja Urmas Hiie.